Tere! Täna räägime rohekoridoridest, rohevõrgustikust üldse ja planeeringutest ja minuga räägivad sel teemal Mari Sigeva ja Lauri Klein. Ma ise olen Faristomo Eller ja kõigepealt esimese küsimusena enne ütlen teile tere muidugi ja siis kõigepealt küsingi, et milline see teie seos üldse on rohevõrgustiku ja planeeringutega ja siis lähme sisu juurde. Et äkki alustame sinust, Maris. Tere, aitäh. Ma just mõtlesin, et võib-olla Lauri alustab, et siis tal on lihtsam rääkida, aga võin hea meelega ka rääkida. Võib-olla see minu seos või et kuidas ma ise seostaksin ja kui keegi ütleb mulle, et kust sa said teada rohevõrgustikust ja miks see sind huvitab, et siis ma põhjendaksingi seda nii, et umbes 5 aastat tagasi ma mäletan, kuidas meil Vormsi saarel, ma elan siin. Meil Vormsi saarel tekkisid küsimused sellega, et kuidas metsamajandamisel seada selliseid tingimusi, et selline liiga intensiivne majandamine ei rikuks meie elukeskkonda. Ja väga pikkade debattide ja vaidluste tulemusel me jõudsime selleni, et jah, kohalik omavalitsus saab ise seada tingimused, aga need tingimused ei saa tulla kusagilt nii, et need võetakse õhust. Noh, et me lihtsalt lepime kokku, et me tahame ühte või teistmoodi. Et meil on vaja ikkagi analüüsi, mis kirjeldaks ära, et meil on osa metsadest, mis vajavad rohkem võib-olla hoolt ja veidi rohkem läbimõtlemist, et kuidas, mil määral, milliste viisidega seal majandada saab ja sellise analüüsi saab anda meile rohevõrgustiku analüüs. Ja mõned aastad tagasi siis Vormsil alustades uut üldplaneeringut me ka siis rohevõrgustiku analüüsi sinna juurde ka tellisime ja sealt juurest, noh, me tegelikult olemegi saanud teada, et ega rohevõrgustiku analüüs ei kirjelda ainult seda, mida ja kuidas saab teha metsades, vaid ta kirjeldab ka seda, et kuidas üldse maakasutust laiemalt ühes omavalitsuses plaanida, nii et erinevad huvid, sealhulgas ka looduse ja elukeskkonna huvid oleksid kaitstud ja hoitud. Ja, ja see on see seos võib-olla, mis minul tekib siis rohevõrgustiku analüüsiga. Aitäh, Lauri! Tere ka minu poolt. Mina olen olnud nüüd enam kui 30 aastat võib-olla juba seotud eluslooduse säilimise eest seismisega. Ja ma olen ise bioloog, zooloog, olen saanud maastikuökoloogias teadusmagistrikraadi Tartus ja tegelikult nende samade ruumi planeerimistega, ruumilise planeerimisega ja siis ka rohevõrgustikuga olnud juba väga ammu seotud, aastakümneid juba. Ja tegelikult siis üks, kes neid rohevõrgustiku analüüse teeb, olengi mina. Ma olen teinud mitmele omavalitsusele neid rohevõrgustiku analüüse, aga mitte ainult see analüüs ei seo mind rohevõrgustikuga, vaid ka igasugused väga kohaliku ja väga praktilist laadi küsimused, mis on minuni jõudnud nendest rohevõrgustikuga seotud juhtumitest siis. Ja nüüd nende juhtumiteni võikski jõuda, et üle Eesti erinevatest kohtadest on kuulda seda, et tellitakse rohevõrgustiku analüüse, siis kas arvestatakse või ei arvestata nendega, et teil endil on ka neid kogemusi, oleme nendest ka rääkinud, et võib-olla alustaks kõigepealt sellest, Lauri, et rohevõrgustik üleüldse, et kuidas inimene võiks sellest nagu aru saada ja, ja teisest küljest, kust ta võiks nagu teada, et kas on vaja mingit analüüsi või mis sellega peale hakata? Et üks hästi oluline sõna on rohevõrgustiku definitsiooni juures planeerimisseaduses. See on rohevõrgustik peab olema inimese majandustegevust tasakaalustav element. Ehk siis tegelikult rohevõrgustik peaks tasakaalustama inimese majandustegevust. Seda on ka mitmel pool alusjuhendites ka mainitud. Ja nüüd võt see ongi see, kus kohast inimesed hakkavad erinevalt aru saama, et mis asi see tasakaalustamine siis on. Ja mis tegevuse, mis asi on see inimese majandustegevus, mida ta siis tasakaalustab. Tegelikkuses ei ole see enam rohkem ega vähem kui see,
et me kipume inimesena minema enamasti oma lennukates mõtetes ja eriti just majandusmõtetes äärmustesse. Ja sellesse, et me tahame kogu aeg rohkem ja paremini teha midagi enda heaks. Tahame endale mugavusi luua, tahame neid endale järjest rohkem ruumi võtta. Sealhulgas ka omandi puhul, kui me omame mingit maad, siis meie eesmärk seejuures on ennekõike panna see maa endale heaolu tegema. Kaks märksõna siin. Me võtame küll maa koha pealt siis nagu, kuidas see nüüd oli, V-tähega 2 sõna oli ja me unustame ära sellise sõna nagu vastutus. Me võtame võimu, meile meeldivad V-tähega sõnad nagu võim ja siis omandi juures oli veel üks, aga mul läks praegu see meelest ära, aga igal juhul me unustame sõna vastutus. Me unustame ära selle, et nii planeerija kui ka siis maaomanik tegelikkuses vastutavad selle maa eest ja selle tegevuse eest, mida nad teevad. Ehk siis, kui me planeerime mingit ruumi inimesele ja tegevusi selles ruumis inimesele, siis peaksime mitte vaatama ainult selles skaalas, et kas meil on, mis need asjad on, mis on meile kas esteetiliselt ilusad või muudavad meie lähiaja heaolu paremaks, vaid me peaksime vaatama pikemas perspektiivis, mis on need asjad, mis tegelikult selles ruumis pikaajaliselt säilides hoiavad meie head taset, meie heaolu. Ja siis me jõuamegi selleni, et me näeme, et tegelikult on see heaolu hoopis teist laadi. See heaolu ei välju nendest piiridest, see inimese heaolu tahab sellisel juhul ka saada tasakaalustatud. Ja me tahamegi jõuda siis selleni, et kui me mingisugust ruumi kasutame, siis me ei saa teha, vabadus oli see. Me tahame olla väga vabad, V-tähega sõna, me tahame olla vabad, aga me unustame seejuures, et vabadusega käib kaasas vastutus. Ja me kaldume hoopis võtma 2 V-tähega sõna, mis on vabadus ja võim. Ja et võim toob meile vabaduse. Aga tegelikkuses on selle mõlema juures vastutus hästi oluline, kõige olulisem. See vastutus hoiakski meil seda pikaajalist tasakaalu. Ja kui me siis nüüd rohevõrgustikule tagasi tuleme, siis on see tegelikult ei rohkem ega vähem kui see, et kui me mingisugust inimtegevust planeerime, mis keskkonda muudab, ja siis enamasti ta muudab selle keskkonna looduslikust tasakaalust, kallutab selle välja. Ja kui see välja kallutamine nüüd on suhteliselt aktiivne, siis kaob ära tegelikult see tagatis, mis selle loodusliku keskkonnaga meile oleks, selle pikaajalise vabaduse ja pikaajalise heaolu jaoks. Et me unustame ära selle, et me ei ole tegelikult ise ju siin looduses loojad ja need, kes kujundavad ökosüsteeme. Et ökosüsteemid on kujunenud aastatuhandetega ja ökosüsteemid säilivad ka tänu sellele, et nad on aastatuhandeid olnud püsivas puutumatus arengus. Ja kui nüüd inimene paneb ennast sinna sisse ja hakkab seda arengut puutuma, siis tegelikult väga lihtsalt lükkab ta selle ökosüsteemi paigast ära, aga tagasi saada sinna on 1000 kordi keerulisem, kui selle paigast ära lükkab. Ja just selleks ongi seda rohevõrgustikku vaja, et jääks alles see tagatis, mis võimaldab veel ökosüsteemidel tagasi tulla, kui inimene on need paigast ära lükanud. Ja siit edasi ma jõuan selle ruumilise, selle nii-öelda printsiibini, mille ma ka olen ise välja töötanud, see kestliku kolmandiku printsiibini, mis siis määratleb selle, et inimene võiks maksimaalselt 1/3 oma vabadustega toimetada nii, et ta unustab kõik muu ära ja tegeleb ainult vabadusega. Aga 2/3 ta ei tohiks seda teha. 2/3 peaks ta sellisel juhul olema ikkagi väga selgelt esmatähtsalt peaks olema see vastutus ja mõtlema, et kas ta suudab vastutada kõikide nende teiste elusolendite eest, kes tema ümber selles teises 2/3 ruumis on.
kui ta suudab nende eest vastutada ja suudab neid pikaajaliselt säilitada samamoodi nagu ennast ja nende heaolu samuti, siis tegelikult on kõik hästi. Võib-olla läks keeruliseks, aga noh, lühidalt öeldes on see tegelikult just see, et ükski talumees ei hakka piltlikult öeldes ka oma vanasse kaevu enne sülitama, kui ta uue on valmis saanud, või siis ka ei hakka kündma üles oma viljapõldu, kui ta ei tea, et noh, kui tal on nagu, kui tal on tagatist, et see üleskündmine nüüd annab talle mingisuguse parema heaolu pikaajaliselt. Jah, ja siin vist, mida ma ise olen märganud, on see, et noh, see vanasse kaevu sülitamine kuidagi on miski, mis on nagu kohe arusaadav, okei, ma siis ei saa sealt vett kätte, on ju, aga see rohevõrgustiku või see kolmandiku printsiip, et need muutused on ju veidi pikemaajalised ja ei ole kohe tuntavad, et oh, mul on nüüd kohe janu, on ju, et kuidas siis nagu seda ikkagi rakendada, et siit ongi mul küsimus sulle, Maris, et millised sinu need päris kogemused on, et kuidas siis neid põhimõtteid, nende põhimõtete rakendamine õnnestub või ei õnnestu, sest sina oled neid ju püüdnud päriselt nagu ellu kutsuda inimeste tegevuses. Ma võib-olla täiendaksin seda, millest Lauri rääkis kõigepealt, et ühelt poolt me saame tõepoolest rääkida nagu sellest, et missugune on inimese nagu vastutus nagu ökosüsteemide eest, aga päriselt nagu rakendamisel mulle tundub, et siin tekib veel nagu see teine dimensioon veel ka, et me räägime ka sellest, et mis on niisugune avalik huvi või missugune on kogukonna ühine huvi ja samamoodi, missugused on need vajadused, mis väga paljugi sõltuvad sellest, et kas toimivad ökosüsteemid on olemas või mitte. Ja selle rohevõrgustiku nagu rakendamisel ja nende teadmiste kasutamisel, et probleemid päriselus, noh, vähemalt minu jaoks ongi tekkinud sellest, et kust hakata siis seda vahet tõmbama, et mil määral me räägime nagu inimeste isiklikest huvidest ja kuidas inimesed nagu tajuvad seda, et noh, nende sellise isikliku tegevuse noh, piiramine, et kas see on nagu lihtsalt siis noh, kas ta on põhjendatud või mitte ja kust maalt on nii, et sinna nagu tekib juurde veel ka siis selline nagu avalik ja nagu kogukondlik huvi. Et need peamised küsimused ongi tekkinud noh, seoses maakasutusega ja sellega, et kas me tahaksime nagu süüvida natukene sellesse sisse, et kui keegi inimene tahab oma siis maad, ükskõik, on see siis selline nagu põllumaa või maa, kuhu võiks midagi ehitada või on see siis metsamaa, et ta mõtleb nagu selle kasutamise peale, et väga keeruline on olnud tihtipeale selgitada seda, et me ei saa alati noh, nagu selle inimese kui omaniku tahet esmaseks seada. Kuigi me tahame loomulikult toetada kõiki, kes tahavad tegutseda ja me ei taha nagu sellist inimese ju noh, aktiivsust ja tegutsemisvõimalusi ju piirata. Aga et rääkidagi, et me ei saa seda teha sellepärast, et sellesama ökosüsteemi võib-olla kallutamisega hakkavadki nagu sellised ühised huvid kannatama ja ühised väärtused kannatama. Ja ma ei tea, kui nagu detaile tahad minna, aga jah, et peamiselt ongi need nagu tekkinud need küsimused detailplaneeringute algatamisega seoses või siis palju keerulisem on see veel nagu üldplaneeringuga väikeses vallas, et mina räägin konkreetselt Vormsi valla näitest, sest et ma töötasin mõned aastad Vormsi vallavanemana ja meil oli just üldplaneering koostamisel ja üldplaneeringu koostamine peaks olemagi see protsess, kus lepitakse omavahel kokku, missugused need sellised peamised reeglid, põhimõtted on ruumilise arengu planeerimisel ja maakasutuse puhul. Ja vot nende kokkulepete saavutamine ja see, et kuivõrd me arvestame rohevõrgustiku analüüsi ja kuivõrd me nagu hoiame seda ekspertteadmist, mis meil olemas oli, endal niimoodi nagu kõrvus, et noh, et see on midagi tähtsat ja seda peab kaaluma
või siis me läheme sellest üle sellepärast, et nii-öelda poliitiline protsess ütleb, et rohkem inimesi tahaksid, et asjad oleks teistmoodi, et siis peaks nagu sellega teistmoodi käituma. Mhm. Ja kas seal oli nagu, tajusid sa mingit erinevust selles ka, et kui mõni inimene ise tahab nagu omal maal justkui noh, nii-öelda omal maal midagi ehitada või selleks algatab nagu planeeringut või küsib, kas saab algatada. Või on siis tegemist näiteks noh, avaliku maaga, kas linna või noh, sinu näitel siis nagu Vormsiga? Mm. Mul on keeruline niimoodi nagu otse neid näiteid tuua, sellepärast et mulle Mhm, tundub, et noh, vähemalt tihtipeale me tegelikult räägime nendes asjades kaasa, eks ju, kus meil on endal nagu selline tugevam puutumus mhm, ja eelkõige siis, kui ongi nagu see kas isiklik huvi olemas, kuigi teiselt poolt on ka noh, ka ütleme niimoodi, et külakogukonnad toovad välja siis ka nagu sellise noh, nagu teistmoodi vaate, eks ju, kui nad tajuvad või tunnetavad, et mingi arendus või kellegi mhm, üksiku isiku tegevus läheb vastuollu noh, siis nagu sellise ühiselt tajutud väärtusega. mhm, et mhm. meil ei Ja, ole neid näiteid palju, et saaks ja, nagu üldistada. sest noh, näiteks mingist ajast alates ma olen tähele pannud, et päris palju kõlapinda on saanud näiteks teedeehitus linnades ja seoses sellega siis noh, näiteks suurte puude mahavõtmine või mitte mahavõtmine või kuidas nagu selliseid asju lahendada. Aga Lauri, on sul endal mõningaid konkreetseid näiteid, kus võib-olla on kas läinud paremini või halvemini just rohevõrgustiku ka arvestamises Eesti kohtades erinevates? eks jah, neid näiteid on muidugi palju. Selles suhtes on neid palju, et on nii ja naapidi. On selliseid häid näiteid siin Tallinna ümbrusest, kus rohevõrgustikus, Harku vallas näiteks on rohevõrgustikus metsamajanduse piiranguid pandud koridoridesse, mida ei ole nagu rakendatud paljudes teistes kohalikes omavalitsustes, kus nad tegelikult tänu sellele on toiminud. Üks selline võimalus andis ka võimaluse, tegelikult see andis võimaluse ka luua siis sellesama Sõrve looduskaitseala, mis ei olnud, mida võib-olla muidu oleks olnud juba raskem luua, kui vald ei oleks seda rohevõrgustikku suutnud nii hästi hoida. Aga eks nad on kõik tulnud selles suhtes valusalt, et ega inimene on, nagu ma enne ütlesin, et inimene on oma just nimelt omandisse suhtumises ja oma vajaduste planeerimisel. Ta isegi seesama planeering tegelikult, see ruumiplaneering ütleb ju, nagu Maris mainis, et see ütleb, et peaks olema ruumiline areng. Ja sõna areng iseenesest juba viitab sellele, et midagi peaks nagu muutuma. Rohevõrgustiku puhul tihtipeale on vajadust just hoida muutumatuna seda olukorda. Ja kui areng tähendab, et peab midagi muutuma, siis inimene vaatab ju seda enamasti ikkagi enda nätta otsast, et tema jaoks peab midagi muutuma, kogukonnad vaatavad. Ja ega tegelikult ju volikogudesse ja võimu juurde valitakse ju ikkagi inimesi, mitte karusid ega hunte. Ehk siis, et tegelikult samamoodi inimene valib inimest ja mõtleb inimesena. Et sealt sinna on maetud juba väga palju seda tegelikult seda muret, eks ole, mis pärast me nagu sellest kõigest ka siin räägime. Aga õnneks on inimene kirjutanud sellesama tasakaalustatuse ka sinna sisse. Mis on nüüd juhtunud paljudes kohtades või mitmetes kohtades, kus on mul olnud näidetest rääkida, siis on juhtunud see, et näiteks sellised maaomanikud, kes on omal ajal jäänud, kes ei ole nagu sahkerdajad olnud, ütleme nii, ja kes ei ole saanud kätte omal arendusõiguseid ja kiirelt oma kunagise maad täis, see on siin Tallinna ümbruses just juhtunud, maad täis ehitada lasknud ja sellest rikastunud ja siis ka maha müünud oma vanaisade maa või mida iganes, eks ole. See kõik on läinud tal minema, aga ta on pannud selle maa, nagu jälle väga ilus nimetus, maatulundusmaa. Ta on pannud selle maa endale tulu teenima, ehk siis teinud maast endale sampo. Aga see on jällegi vastutusest hiilimine, eks ole. Ta on tegelikult teinud sellest lihtsalt raha. Nüüd see teine, kes on oma vanaisade maaga olnud hoidnud seda, kuna see on tema vanaisade maa,
siis on tulnud minu juurde kurtma, et näed, mis nüüd on juhtunud, Lauri. Et minu maa on rohevõrgustikus, ülejäänu on kõik ümberringi täis ehitatud, minu maa on rohevõrgustikus, mina ei saa sinna enam midagi teha. Kus on nüüd minu kompensatsioon? Miks ma peaks saama selle eest nüüd kompensatsiooni, kui kõrval teine sai täis ehitada? Ja see on väga valus küsimus. See on valus küsimus. Selle kohta mõtlen, et tegelikult peaks selle eest talle kompensatsiooni maksma need, kes tema ümber seal täis ehitasid. Mitte keegi teine. Aga sellist regulatsiooni meil loomulikult ei ole. Et ühesõnaga see viitab nüüd jällegi tagasi tulles selle tasakaalustatuse juurde, siis tasakaalust on see asi ammugi väljas igatepidi. Et see tasakaalustatud areng ja see viitab ka sotsiaalmajanduslikult tasakaalustatud arengule, viitab ka üldse ruumilise planeeringu sõnastus ja viitab ühtlasi siis seda, et rohevõrgustik peaks siis tasakaalustama inimese majandustegevuse mõju. Ehk siis tegelikult siin on nüüd kaks olulist asja. Üks on kompenseerimine ja teine on õigel ajal õigesti planeerimine. Me oleme valgest lehest juba ammu väljas. Meil ei ole enam valge leht ees, vaid me oleme juba seal täis sodinud. Ja nüüd me peame mõtlema, kuidas me sellest sodist saame korrastatud olukorra, et meil täielikult jamaks ei lähe. Eriti nendes piirkondades, nagu siin Tallinna ümber, Viimsi vald ja siis Rae vald ja päris palju selliseid näiteid siin, mis tegelikult on väga halvas olukorras omadega. Ja see halb näide nüüd näiteks Viimsist võttes, seal hakkavad juba ressursid otsa saama. Siis inimestel joogivett enam ei jätku ja nad hakkavad vett võtma ja Rae vald vist juba tegelikult tõmbab vett Tallinna veehaardest ja Tallinna veeallikatest. Viimsis on sama lugu, et oma põhjavee peal nad olla enam ei saa ammu, sest et neid tegelikult nad praegu veel saavad, aga nende elanike arv, mis neil piirmääraks on kusagil 20 000 juures, on tänaseks juba üle 30 000 perspektiivi jõudnud. Reaalselt on ta ikka 22 000 kuskil, aga ehituslube ja detailplaneeringud on kinnitatud juba sellises mahus, et ületab 30 000. Mis tähendab tegelikult seda, et see planeerimine on juba valesti läinud. Juba on ületatud keskkonnataluvusvõimet, keskkonnakandevõimet ja rääkimata siin rohevõrgustikust. Nii et selles mõttes on see hästi oluline, see planeerimisfaas on hästi oluline, aga me teeme planeerimisfaasi tavaliselt kahjuks iga 4 aasta tagant vahetuvate volikogudega. Mõelge nüüd jälle, eks ole, iga 4 aasta tagant, kui palju jõuab loodus 4 aastaga muutuda, väga vähe. Looduse muutused, ökosüsteemsed muutused toimuvad 10 aastatega ja see juures, eks ole, me teeme iga 4 aasta tagant ja siis püüame rääkida siin mingisugusest tasakaalustamisest. Tegelikkuses see on suuresti kõik ikkagi üks poliitiline mäng, kogu see planeerimine. Ja võib-olla siia, et see ongi keeruline vahel, sellepärast et tegelikult ju, kui me mõtlemegi, võtta nagu Lauri ütles, on ju, et me mõtleme arengu peale, et see on midagi nagu positiivset ja sellist nagu rõõmustavat ja need, kes võib-olla kõnelevad siis sellest hoidmisest ja vajadusest, isegi kui sellepärast, et sa tead neid hirmutavaid näiteid, et mujal juba on läinud halvasti, siis muutud sa järsku nagu selliseks kurjakuulutajaks. Ja see nagu pikalt nagu ei kanna nagu see idee, sest et sa oled nagu ikkagi selle negatiivse narratiivi looja ja see muudab hästi keeruliseks, et selle rohevõrgustiku heaks sellist head eestkostetööd teha on kohati väga keeruline. Absoluutselt nõus, 100% nõus ja tegelikult mitte kohati, vaid kohe laialdaselt, et seda on väga, väga keeruline teha. Ja mitte ainult rohevõrgustiku, vaid üldse looduskaitse nimel rääkimisel on hästi, hästi raske jääda leida see endas ka see energia, et jääda positiivseks ja esitada kõike positiivse noodina. Et selle kõige juures peavad need looduskaitsed olema ka head psühholoogid veel, eks ole, et tajuma ära selle, et millisel ajal pead sa seda, millise nurga alt ütlema, et millise kogukonna ees võid sa rahulikult rääkida ka sellisest nii-öelda kurjakuulutavas viisil, kus saadakse aru, eks ole, sellest räägitakse kaasa
mitte ei kiideta kaasa kurjakuulutamist, vaid mõeldakse kaasa lahenduse peale, sest tegelikult kurjakuulutav jutt ei pruugi ju olla alati ilma lahendusele mõtlemata. Aga tegelikult see on sul väga õige märkus, Maris, et me peaksime olema kõiges selles rohevõrgustiku teemas ja ka siis üldse planeerimise teema iseenesest juba sõna planeerimine ütleb, et me peaksime olema lahendusele orienteeritud, mitte protsessile orienteeritud. Aga me tihti oleme just sellega protsessile orienteeritud, ehk siis me püüame lahendada protsessi käigus inimestel tekkivaid probleeme, aga mitte ei ole kaugele ulatuvalt planeerimise lahenduse peale orienteeritud. Siin üks näide äkki, Lauri, sa räägid, et kui me saadet ette valmistasime, siis sa rääkisid, kas see oli Belgia või mingi teise riigi näide, kus on ammu tehtud selline kokkulepe kogu riigi osas ja kuidas just seda, et lahendusele orienteerituse näidet tuua. No seal oli muidugi tegelikult, seal see lahendus oli selles, et Belgiast rääkisin. Ma võin eksida, ma ei ole 100% üle kontrollinud seda olukorda, aga kuna ma töötasin ühe belglasega koos pikka aega ja temaga oli kõikidest nendest teemadest juttu, siis tema kaudu sain ma selle info, et eelmise sajandi 70-ndatest on juba Belgias laias laastus mängumaa ära piiritletud pindalaliselt või siis pinnaüksuste kaupa. Et milline ala jääb nagu rohevõrgustikuks, milline ala jääb, milline ala selleks, et täita ehitusfondi, et inimestel oleks kus elada, milline ala jääb taristu tegemiseks ja nii edasi. Et see on neil tegelikult suures laias laastus pandud paika juba siis. Ja seda on hoitud läbi aastakümnete, et seda ei muudeta. Sellega on jõutud ka muidugi, ma tõin sellise toreda näite, kus sellega on jõutud ka sellise olukorrani, kus inimene, kes tahtis hoida, seesama minu tuttav tahtis hoida oma maaüksusel olevat ilusat puistut loodusena, aga ta ei saanud, kuna see maaüksus oli ette nähtud puhtalt elamufondi arenduseks ja talle tehti ettekirjutus, ta peab selle tegelikult täis ehitama. Et ka sedapidi näiteid on olemas. Et me, nii-öelda selles suhtes ma olen täitsa, olen ka ise mitmeid kordi olnud väga nagu kimbatuses, sest et kui me ka räägime sellest kestliku kolmandiku printsiibist, siis loodus ju tegelikult muutub. Loodus muutub. Iseenesest muidugi meie kliimas peaks põhimõtteliselt kasvama kõik metsa. Lõpuks kasvab kõik meie kliimas metsa. Meil on selline kliima, et meil on neid üksikuid looduslikke lagedaid alasid on suhteliselt vähe. On muidugi, saa öelda, et kõik, jah, et on ikka lagedaid ka. Ja neid oleks rohkem, eks ole, kui me taastaksime selle seisu, mis kunagi oli siis, kui olid tarbad ja piisonid meil siin ringi jooksid. Aga see selleks, et põhimõtteliselt, kui me nüüd paneksime ka samamoodi nagu belglased panid kõik paika ruumiliselt kinni ja ütleksime, et see rohevõrgustiku osa on nüüd range kaitse tegelikult, mitte midagi teha ei tohi, see peabki jääma puhtalt nüüd loodusele. Siis meie ühiskond kindlasti seda absoluutselt esimese asjana omaks ei võta, me oleme täiesti veendunud, me oleme oma riigi arenguga lihtsalt sellises faasis, et me alles saime, me oleme selles vasikafaasis, kes on pääsenud alles endiselt ikkagi sellise hädala või sellise värske rohu sisse, eks ole, me saame siin laamendada, me saame vabadust nautida, meil on see suur veevabadus on kõige tähtsam. Et me ei ole jõudnud sellesse arenenud veisefaasi, kus meil tekiks vastutus oma karja ees. Et seda meil veel ei ole. Kaugeltki mitte. See tuleb alles tükki aja pärast. Sellepärast ma ütlengi, et mina isiklikult olen tõmbunud tagasi nendest võitlustandritelt just sellepärast, et ma näen, et riik teeb oma arenguga peab tegema teiste vead ära ja alles siis hakkab ühesel hetkel õppima. Aga see selleks on minu isiklik traagika. Et tegelikkuses ikkagi on see, et ma näen, et me ei pääse sellest, et me peame ühel hetkel selle ruumi ära jaotama ja otsustama, et mis asju, mis tegevusi me millises ruumi osas teeme. See puudutab nii meie omandiks olevat maaüksust kui ka kogu riiki. Ehk siis, et mõlemal tasandil peaksime me, vahepealsed tasandid ka kõik sinna vahele, peaksime suutma ikkagi näha tervikut koos nende kõikide kildudest kokku tulevat tervikut, kui ka siis oma maaüksuse peal olevat tervikut.
ja seda, mida ta meile läbi aastate annab. On ju arusaadav, et kui mul on näiteks ainult 2000 ruutu maad, mul on seal peal mets, kui ma selle metsa kõik maha võtan ja teen selle rahaks, siis selle raha ma kulutan väga ruttu ära. Siis järgmise asjana tahan ma kindlasti sinna ehitada maja ja jälle välja rentida, et siis see hakkaks mulle ka raha teenima. Selle raha ma kulutan ka ruttu ära. Ja siis ma ühe hetkel jõuangi sellesse olukorda, kus ma mõtlen, et pagan küll, aga nüüd ma tahaks selle metsa sinna tagasi teha ja hakata ökosüsteemina seda võib-olla arendada. Ja siis ma olen olukorras, kus ma tegelikult seda enam nii lihtsalt ei saa. Mul ei ole enam seda raha isegi, et seda tegema hakata. Sest ma olen selle kõik ära juba raisanud muude heaolu aspektide peale. Et samasugust asja näiteks imestatakse, et ma tegelen talgute korraldamisega ka Pääsküla rabas, kus me paneme kraave kinni selleks, et taastada raba. Ja seal on ka jälle see küsimus, et kunagi keegi ajas kraavid masinatega sisse, et kuivendada. Miks pärast, mille kuradi pärast hakkate te siin kraave nüüd kinni ajama? Et need, kes ju, see tõde ja õigus, eks ole, et need pööravad ju hauas ringi ja ütlevad, mis mõttes, et maad tuleb parandada, et areng oleks. Aga siis hakkada ka jälle rääkima sellest, kuidas märgalad, mis asjad on märgalad, kuidas veeringe käib, mis asi on vee hoidmine, kuidas on miks on vesi oluline inimese jaoks ja nii edasi, aga see jääb enamasti abstraktseks inimestele, arusaamatuks. See taju, meie enda taju ka, et kes me oleme, mis meie sees on, mida me vajame, mis on meie esmavajadused ja mis on meie teisesed vajadused. See kõik tegelikult jääb meile abstraktseks. Me oleme nendest teisestes vajadustes tegelikult väga palju kinni selles samas mugavuses. Ja see on tegelikult näib meile kõige alusolevat praegu. Aga me unustamegi ära, et me võime selle kõigega kaotada ja suurem tõenäosusega ühel hetkel kaotamegi selle teisese vajaduse järgi joostes, kaotame me ka esmased ära. Maris, on sul vahepeal mõtteid tekkinud? Ma lihtsalt korra mõtlesin selle nagu Belgia näitest tulenevalt selle peale, et tegelikult see on hästi suur väärtus ikkagi, et kui ühiskonnas on või siis kogukonnas kitsamalt on kokku lepitud, et me teame, et me tegelikult ongi ju vaja inimestel ka kusagil elada või seesama, et mets ja saab kasutada kui ressursina ja me saame seda mõistlikult majandades, saame sellega nagu väärtust luua. Ja see on hea, kui on nagu tekivad need kokkulepped, et maaomanikud nagu teavad ka, et missugused need võimalused on ja kus on nagu need tingimused, mille piires nad saavad oma otsuseid ja valikuid teha. Ja ma mõtlen ka, et Eesti seadustes on tegelikult olemas see, et me peaksime justkui ka need planeeringud ju regulaarselt üle vaatama, vist oli üldplaneeringute puhul 5 aastat, et kus teha nagu selline väikene nagu revisjon, vaadata, et kas asjad peavad paika, vajab see mingil määral uuendamist või mitte, et siis see nagu lubaks nagu seda analüüsi ja võib-olla seesama ühiskondlik kokkulepe, et me teamegi ära, et kusagil me säästame ja hoiame ja siis samal ajal võib-olla mingid kohad, kus me tihendamegi neid elamualasid. Sellepärast, et me teamegi, et me tahame, et meie lastel oleksid ka majad maapiirkonnas, eks ju, kus nad saavad elada, aga et kuidagi nagu see kokkulepe on, aga ma olen väga nõus nagu Lauriga, et meil on seda raske saavutada, sest see hirm on, et ma isiklikult võin jääda nagu millestki ilma. Ja selle tõttu on see tõenäoliselt nagu keeruline tulema. Jah, see on seesama selle mehe näide, mis ma enne tõin, et need, kes kiirelt jooksid ja oma maad rahaks tegid, eks ole, need said ette ja tema vaeseke jäi ilma, eks. Et tegelikult ruumiline planeering on ju isegi õigusakt, mitte ainult ühiskondlik kokkulepe. Et see tegelikult kui me selle kehtestame, siis see on isegi õigusakti tähtsusega. Seda unustatakse ka tihtipeale ära, et see iseenesest on õigusakt. Väga kergel viisil hakkab volikogu seda õigusakti pärast detailplaneeringutega muutma, mis tegelikult viitab jällegi selle, et nad ei taju seda vastutust selle õigusakti tegemise käigus. Ehk siis, et tegelikult see ruumiline planeerimine peaks olema meil palju vastutusrikkam tegevus, kui ta hetkel on. Et hetkel ka planeerijad ise ei taju tõenäoliselt seda vastutust, mis sellega kaasas käib. Tehakse suhteliselt lõdvema käega seda.
selle käigus peaks tõesti, nagu Maris ütles väga õigesti, läbi kaaluma avaliku hüve ja erahüve tasakaalud. Ehk siis tõin sisse jälle uued terminid, eks ole. See asi on avalik huvi, on tegelikult see, avalik huvi on avalike hüvede järgi. Avalik hüve on näiteks see, et inimene saaks käia metsas seeni korjamas, et tal oleks see mets ökosüsteemina, kus tal kasvab seeni, ta saaks seal käia või puhkamas. See on avalik hüve. Ja nüüd, kui eraomanik paneb sellele metsale tara ümber ja ütleb, et need seened on minu omad, see puhkamine siin on minu oma, siis see on tema erahüve. Ta on teinud sellest erahüve. Ja võt see erahüve ja avaliku hüve tasakaal ja nende kajastamine tasakaalustatult ka selles planeeringus, ruumiplaneeringus, see peaks olema kõige alus. Isegi tegelikult veelgi enam, eks ole, peaks olema see kõige alus ka see, et oleks üleriigiliselt selge, et me ei lähe ühes kohas selle erahüvega liiga kaugele ja teises kohas selle avaliku hüvega võib-olla liiga kaugele, eks ole. Aga meil on praegu suhteliselt vabadused jälle kantud, jälle seesama vabadus kõiges. Ehk siis, et tegelikult me hakkame jõudma sellesse arengufaasi oma riigiga. Järjest rohkem ma loen meediast ka, kus ongi just see, et ma tahan oma maale panna tara ümber ja isegi ilma tarata ajada seeneliselt välja ja öelda, et see on minu mets, eks ole, või et ma tahan, seda meil on juba ammu, et mina pean ju saama otsustada, et ma majandan oma metsa ära, võtan siit metsa maha ja teen selle rahaks ja teen selle omal BMW-ks, eks ole. Ja mida iganes, et tegelikult see on minu vabadus selle maaga, aga unustades ära, et see maa, selle maa küljes kasvav ökosüsteemi kild on ka sinu vastutada. Kui sa nad puud sealt maha võtad, siis tegelikult meil on nullväärtusega ökosüsteemi väärtus praegu. Meil on selle nullväärtust. Maaomanik võib võtta selle metsa maha, kui seal ei ole parasjagu esimese või teise kategooria liigi leiukohta, siis ta põhimõtteliselt on tal vabadus teha, mida tahab. See on natukene absurdne olukord minu jaoks küll bioloogina, sest et tegelikult selle võrra ta halvendab kogu tervik ökosüsteemi, mille osa see tema maa on ju üks oluline suur väärtus tervikuna. Ja kui ta selle tüki sealt ära võtab, siis ta selle terviku väärtust halvendab. Ehk siis tegelikult sellist asja meil ei ole kunagi kuskile kaalutud. Ja mina mõtlen seda, et isegi, ma ei taha öelda, et ma tingimata mõistan, aga natuke mõistan seda, kui inimene ise, kellel on siis seda maad või metsa või muu otstarbega maad. Et kui ta teeb nagu enda huvist lähtuvaid otsuseid, aga minu meelest nagu isegi rohkem probleemi on sellega, kui võib-olla kohalik omavalitsus, kelle ülesanne ongi tasakaalustada neid huvisid, et tema nagu ei näe seda avalikku hüve. Või siis isegi kohati mulle tundub, et seda nagu naeruvääristatakse, et meil üks näide oli sellist, kuidas me küla poolt ka esitasime vastulause ja põhjendasimegi, et ala, kuhu planeeritakse selline rannamets, et tegemist on kogukonnametsaga. Ja pärast mitme inimese suust kuulsin sellist nagu naeruvääristamist. Et see on tegelikult, teeb haiget nendele inimestele, kes tajuvad nagu mingit emotsionaalset lähedust siis selle looduskeskkonnaga, mida see rannamets pakub. Et minu jaoks on natuke suurem probleem on isegi see, et see kohalikul omavalitsusel puudub siis kas siis see selge visioon või siis julgus seda avalikku hüve tuua põhjenduseks, miks vahel ka inimese isiklikke huvisid piirata. Ja muidugi erahüvede piiramisel või isiklike huvide piiramisel on alati tänapäeval muidugi see, et seda isegi ei saagi piirata ilma selleta, kui seda seadus ei luba, eks. Ja sealt see tuleb ka teinekord. Et meil on et kui ka kohalik omavalitsus tahaks olla sedapidi hästi kogukonnakeskne, seda avalikku hüve igal pool säilitada, aga see avalik hüve saaks säilida ainult eramaa arvel ja eramaal, siis tegelikult tal ei pruugigi olla seda võimalust. Sellepärast, et tegelikult meie seadused otseselt ei võimalda
ei ole ei võimalda sellise rangusastmega kaitset peale panna nendele eramaadele ilma eramaa omaniku nõusolekuta või õiglase kompenseerimiseta, et see avalik hüve seal säiliks. See ongi see on selle rohevõrgustiku planeeringu kõige suurem nukram koht. Tegelikult sellist kuigi ma ütlen, et tegelikult meil on neid juhtumeid ju, kus ongi kohalikul omavalitsusel on see kaalutlusõigus ja kui ei ole selles suhtes mingit kindlat alust või siis kas üldplaneeringu puhul ei ole kokku lepitud, et sealt hakkavadki nagu need vaidlused tekkima, et näiteks, et missugune on maa juhtotstarve, kas, kui see on kokku lepitud, siis tegelikult ei no, peaks tingimata kohe nagu muutma. et jah, aga ta reaalsuses jõuab ikkagi ju, taandub ikkagi sinna, et kes on see maaomanik. Sest et enamasti kui see maaomanik on selline, kes lööb siis käega, et okei, las ta läheb, siis läheb sihuke asi läbi. Aga kui maaomanik on selline, ütleb, et ei, mingit lugu ei ole, läheb kohtuni välja, siis tegelikult enamasti kohtus see asi õigeks ei saa. Et kohtus tegelikult jääb eraomand ikkagi kõrgemaks sellisest avalikust huvist, kui see avalik huvi ei ole just nii tähtis, et selle erahuvi kaalub ilmselgelt üles, aga neid on ikkagi väga üksikuid juhtumeid, kus sedapidi olukord on tekkinud. Kusjuures sellega seoses mul meenub, et millalgi ma olin õiguskantsleri büroos ja seal olid ühed juristid, kellega ma küsisin midagi sarnast, et aga kuidas siis on, et rääkisime ka sellest nagu nendest huvide kaalumisest, on ju see eraomaniku huvi ja siis see huvi, et me tahame looduskeskkonda säilitada. Ja küsisin, et okei, et aga kas nagu tõesti on võimalik, et põhimõtteliselt on võimalik põhiseadusega kooskõlas näiteks kogu Eesti looduskeskkond ära hävitada? Ei kogu mitte. Ja, aga ta jäi mõtlema, ütles, et tead, korraga ei ole, aga tükkhaaval küll. Sellepärast, et need kaalumised on hästi nagu tükkhaaval ja kui sa kogu aeg kaalud, okei, eraomanik ja sa ei vaata nagu tervikut, on ju, siis lõpuks me saamegi selle, mida tegelikult põhiseaduses kirjas ei ole. Et tegelikult me ei peaks nagu sinna välja jõudma, aga millegipärast meil ikkagi suund justkui sinnapoole on. Aga vaata, põhiseadus ongi selline asi, mis jookseb ju, mis ei ole 4 aastaks, vaid jookseb aastakümneid. See on nagu ka näide sellest, et põhiseadus on selline üldine, aga planeeringud kui õigusaktid, eriti veel detailplaneeringud, kõik need on niisugused lühiajalised. Ja tegelikult see on samamoodi nagu teedeehitusega. Teid ehitatakse jupi kaupa, eks. Iga jupp tehakse eraldi teistest ja pika aja jooksul. Ja tegelikult kogu tee mõju keskkonnale on väga raske hinnata, sellepärast et hinnataksegi iga teeehituse jupi mõju keskkonnale. Ja siis ühel hetkel imestatakse, et pagan küll, aga meil see mõju on nii suur läinud, suureks, kus need loomad siis jäid, need, eks ole, nüüd juhtus niimoodi. Aga see ongi tegelikult sellesama protsessi tulemus, mis ma enne ütlesin, et inimene peaks olema orienteeritud lahendusele ja pikaajalisele lahendusele, aga selle asemel on ta orienteeritud protsessile ja lühiajalistele protsessidele. Kusjuures selle metsloomaga seoses, ma ei tea, see ei ole nüüd otseselt seotud ei teede ehitusega, planeeringuga ega rohevõrgustikuga niimoodi, nagu me oleme rääkinud. Aga mul on olnud juttu erinevate inimestega, eriti ühe sõbraga, kes käib palju metsas niimoodi, et kas loodusväärtusi hindamas või mingitel sellistel põhjustel. Ja siis, aga metsades on ju näiteks jahimehed. Ja siis hästi huvitav on see, et kellel on õigus rohkem metsas olla, kas seenelisel või jahimehel. Ja justkui kõik saaksid ju metsa minna, aga kui on koertega jaht, siis sa justkui ei saa metsa minna. Aga kes ütleb, kes võib metsa minna ja miks on niimoodi, et kui keegi tahab teha koertega jahti, näiteks siis jahimehed, et siis nemad saavad metsa minna, aga seenelised ei saa. Et mul üks sõbranna rääkis ka ükskord, et tead, tahan seenele minna ja ma ei saa. Jaht on seal. Aga kuskil nagu justkui näha ei ole, et kas jaht on või ei ole, et kus seda infot nagu saaks, on ju. Et natuke sarnaneb minu peas justkui ka selle planeeringuga, et kes seda rohevõrgustikku või seda roheala siis nagu kasutada võib sellel hetkel, et kas siin on nagu tugevama õigus või on ikkagi mingi muu õigus.
no aga see on jahindusega on tegelikult seesama teema, et ega tegelikult jahimehed ei tohiks keelata, ei saa keelata minna sinna inimesel. lihtsalt nende käes on püss. ehk jah, siis, et tegelikult kui nii-öelda, siis nad tekitavad sellise hoiaku, et sa ei tohi. aga kui seadust vaadata, siis nad selleks, et sa tõeliselt ei tohiks sinna jahikeskele minna, peaksid nad palju rohkem vaeva nägema selle jahiala piiramisel, selle jahiala tähistamisel, kõikide tegevustega, mis seal on. nii nagu maaomanik peaks tähistama või piirama traadiga oma aiaga ja tähistama oma siltidega selle oma omandi, et keelata seal näiteks seeni korjamast, eks ole. täpselt samamoodi, et see on see hüve teema jällegi, eks, et jahimees küll kasutab avalikku hüve, mitte erahüve. noh, mingites jahiparkides kasutavad ka erahüve, aga, aga samal ajal seda enam laieneb talle tegelikult see reeglistik, et ta peaks nagu palju rohkem vaeva nägema, sest talle on antud õigus seda avalikku hüve kasutada. samamoodi nagu on antud õigus avalikku hüve kasutada RMK-le, eks ole. ja noh, nii edasi, eks tegelikult meil on neid näiteid küll ja veel, kes iseenesest peavad ennast tunduvalt rohkem omanikeks, aga nad seda tegelikult üldse ei ole. Nad peavad nagu ennast selle uluki varu omanikeks, eks ole. tegelikult nad absoluutselt seda ei ole. Nimetasin nüüd, Val Rajasaar annaks mulle vastu kõrvu kohe, et ma nimetasin uluki varu, tegelikult on see vara, mitte varu. aga see selleks ja siis ka samamoodi mets näiteks, et mets on ökosüsteem ja see puiduvaru ehk siis tegelikult puiduline vara, mis jääb riigimaale, RMK peab ennast selle omanikuks, aga tegelikult seda ei ole. tegelikult on see avalik vara kõigi oma. et sealt tulevad ka paljud sellised asjad, et samamoodi see rohevõrgustik kui ruumiüksus, mis on seatud siis läbi eramaade ja riigimaade, siis tegelikult see rohevõrgustik on, nagu Maris ilusti õigesti ütles, et see on ühiskondlik kokkulepe. et see, mis pannaksegi, millele pannakse allkiri sellesama planeeringuga, planeering on kehtestatud. ja sellega on kogu põhimõtteliselt selle piirkonna maaomanikud peaksid sellega olema siis vastava tegevusplaaniga nõustunud, mis seal selle ulatuses teha võib või teha ei või. eks laias laastus peaks see seda olema. kui nüüd hakatakse seda muutma detailplaneeringute käigus, siis see läheb juba eraldi arutelu alla. aga laias laastus peaks see nii olema, jah. Ma lihtsalt selle tooks siia juurde, et ma arvan, et see väga palju sõltub ka kohalikust kultuurist ja mõnes mõttes nagu sellistest traditsioonidest ja traditsioonide hoidmisest. Et nii jahimehed kui jahiseltsid kui ka metsamajandajad, noh eriti need, kes on ise siis võib-olla oma vanaisalt päritud metsa majandavad või kasutavad, et nende seas on ju väga palju ka neid, kes tegelikult arvestavad sellega, et see mets on ühine vara ja väga palju on neid, kes on huvitatud ka sellest, et see rohevõrgustik oleks hoitud, kaitstud ja koridorid oleksid üles märgitud, et noh, vähemalt see minu kogemus on olnud ka, et jahiselts on üks väga hea selline informatsiooni andja sellest, et kus on loomade sellised liikumiskanalid ja noh, et me neid ära ei lõhuks. ja, ja nüüd võtame kokku. küsin teilt lihtsalt viimase küsimusena, et kas teil on mõni mõte, mis teil jäi ütlemata või mõni soovitus edaspidiseks, et mismoodi, mida siis teha võiks, et kuidas need rohevõrgustikud paremini hoitud saaksid? võib-olla Maris? No ma ikka olen nagu sellises nagu kogukondliku, ühiskondliku kokkuleppe usku, et võib-olla üks asi ongi see, et meil peaks tekkima rohkem sellist mõistmist, et mida see rohevõrgustik annab. Lauri on väga palju seda tööd teinud, aga ma arvan, et seda nagu neid positiivseid agente, kes oskavad ka lihtsalt selgitada ja rääkida ja põhjendada, et kus need seosed on inimese, looduse ja tasakaalu vahel, et seda tõenäoliselt on vaja rohkem. Ja siis see järgmine samm on tõesti see, et meil tekiksid need oskused, et me suudame nagu kokku
õppida sellistes ühistes reeglites, et kuidas siis seda ja avalikku huvi tasakaalustada, et noh, et lõpuks, kui need kokkulepped sünnivad, siis jõuab ta tõenäoliselt ka kohalike omavalitsuste otsustesse, sest noh, tekib mingisugune nagu sotsiaalne ootus, on ju, et Mhm. valitsejad peavad mingit reeglit järgima. Ja ma kohe annan sõna sulle, Lauri. Lihtsalt Maris, su mõtte nagu jätkuks, et ilmselt on vahel ka see, et oleneb, kuidas otsustajate endi suhtumine on, et kui juhtub nii, et väga palju on isiklikku huvi mängus, siis on keeruline võib-olla seda avalikku huvi nagu arvestada. aga ma ise kuulsin välja selle mõtte või võtsin endale, et kui see avaliku huvi eest seismine muutubki nagu kõige olulisemaks meile kuidagi ka ühiskonnana, et me saame aru, et sellest tõesti on kõigile kasu, et siis mulle endale hullult meeldiks see. aga ja, Lauri. noh, suurem osa asju on juba öeldud, tegelikult ma oleksin ka üliõnnelik, kui neid ennast salgavaid ja enda erahuvisid salgavaid ja looduse poolt rääkivaid ja loodusest positiivses võtmes oskavaid rääkijaid oleks rohkem, neid agente, kes seda oskavad teha ja suudavad teha ja jaksavad teha. ja teisest küljest ma tahaksin hullu pööra seda, et ei peaks tegelikult neid agente üldse olema. Ma tahaks väga, et mul ei oleks tööd, et ma tegelikult saaks anda selle rahulikult sellele kogukonnale ja sellele kohalikele, kes oskavad juba ise näha, mis on tegelikult see vastutus, mis on see pikaajaline heaolu ja mitte joosta ummisjalu lühiajalise heaolu sabas ja kulutada kõik või raisata kõik ära, et siis ühel hetkel nende lapsed ja lapselapsed hakkaksid siis nägema seda pikaajalist heaolu ja seda kõike taastama. et see on see, mida mina väga südamest ootan ja tahan. noh, ma loodan, ma pean ikka positiivne olema, ma loodan, et ma näen ka seda. Ja aitäh teile mõtteid avaldamast, Lauri ja Maris ja kõigile kuulajatele ka ja loodame siis, et me kõik näeme seda hetke, kus tõesti avaliku hüve ja huvi eest seisjaid on hästi palju ja me oskame seda kõik teha. aitäh!